Ja tere tulemast järjekordsesse osasse sarjast Saame tuttavaks ning täna meil siis Margaret Saluste, kes ei ole küll hobikardiskeenel väga palju figureeriv, kuigi meie vist esimesel etapil osalesid see aasta. Osalesin. Oleks võinud minna paremini, aga läks ikkagi tulemuse sai kätte. No tundub, et sinu ambitsioonid on niikuinii siin võistluskardi rajal ja selleni kohe jõuame jutuga ka. Aga võib-olla sissejuhatuseks tahaks sult üldse teada, et see klassikaline küsimus, et mis sind selle suhtes tõmbab? Mis on see asi, mis paneb hommikul vara karti istuma, miks on see asi, mis kutsub alati tagasi? Adrenaliin kindlasti ja kuna mu õde on ka sõitnud hästi palju, küll tsikliga, aga raja ääres on siuke nagu tahaks ka vaata. Et tuligi eelmine aasta otsustasin peale klassiga käisime hobikardiga sõitma, siis otsustasin, et see on ikka õige asi mulle. Et see siis tegelikult võistluskardi kogemus on ütleme, et hobikardilt võistluskardile käis nagu suhteliselt kiiresti. Oligi põhimõtteliselt ühe sõidu tegin ja siis oligi, et nüüd on nagu õige aeg osta. No tundub, et jah, iga asja jaoks on oma aeg. Kardi paint shop väga-väga kaunis. Et mulle alati meeldib ka selline hõbedas telki, et kas see on nii-öelda, ongi tiimi värvid või see on enda valik? Tiimi värvid, aga mulle nüüd see on juba rohkem hakanud meeldima, muidu ma olen siuke sinise värviga. Et CVI on sinise poole. No ja vaata, vähemalt hoiad võidusõidu jalanõudega vähemalt seda sinist vibe'i veel peal. Aga kuidas, ma saan aru, et vist see aasta oled uskumatule võidusõidule kõige rohkem keskendunud või kuidas su kardisuvi on möödunud? Palju trenni kindlasti, et kuna see on esimene aasta, siis keskendungi rohkem nagu trennile ja no uskumatul sain ka, kokkuvõttes sain 5. koha. Hiiumaal läks küll hästi, aga pidin katkestama, kuna võll läks katki. Aga järgmine aasta ootab palju uut. Kas uut ka kardi mõttes? Ikka, ma plaanin sõita järgmine aasta Rotax Maxi ja ka Eesti meistrivõistlused. Räägime järgmine aasta, siis kindlasti ootame põnevusega, aga räägime praegu siis sellest pillist, et mis klassiga on tegu ja siis võib-olla see debiilne küsimus, et kirjelda, et mis tunne sellega sõita on? Klass on siis Rotax Junior ja kindlasti väga kiire. Pole väga ammu nii kiirega sõitnud ja ega midagi nagu ongi adrenaliin ja see, et kui sa nüüd teistega võistled, siis ongi väga huvitav ja nagu õpid uusi kogemusi. No kuidas su see esimene võistluskardi kogemus oli, et kas oli kohe see tunne, et alguses, et no what the fuck kiirus see on või nagu oli kohe see tunne, et nii, see on minu kontor, ma tahan siia jääda, ma tahan siin olla? No kindlasti oli väga uus, ei olnud varem nagu nii kiiresti nagu kardiga sõitnud ja alguses esimene kord oli hästi libe, kuna me käisime aprillis sõitmas, aga ma ootasin, et oli palju raskem, et nagu ma tegin terve talv, tegin trenni ja siis kui ma läksin sõitma, siis oli, et nagu tegelikult ma tegin kaelale hästi palju trenni, et tegelikult on nagu, ei ole üldse midagi hullu. No see on väga hea kuulda ja see kaela teema, see ise kogesin seda ka, kui eelmine aasta see Rotaxit proovida, aga kas muidu uskumatul oli nagu mingi etapp ka, mis jääb nagu selle aasta selliseks tippmomendiks? Ma arvan, et Hiiumaa, sest mul oli seal esimestel ringidel oli ikka väga suur action, nagu ma võitlesin teise koha peale, aga lihtsalt oligi emotsioonid lõpuks nagu oli päris nukker, kuna mul oligi esimene kord, kui ma oleks saanud midagi saavutada ja siis sealt edasi läks kuidagi nagu veits allamäge. No kindlasti see läheb ainult sulle ülesmäge edasi ja kas, kui sa võistluskardi rajal ei ole või ei kardis ringraja ääres, mis on täpselt see, ise tean ka seda, et ringraja ääres olles kas või juba see tõmme ja tunne, mida see asi tekitab ja need lõhnad ja hääled ja kõik asjad, aga kui sa ei ole seal kõrval, siis millega sa muidu tegeled? Ma olen mänginud 7 aastat kitarri ja olengi põhiliselt õel on mehaanik, et ma olen juba, õde on 10 aastat sõitnud, et põhimõtteliselt siuke 8 aastat olen mehaanik olnud, et ma olen praegu tiimoos olen mehaanik, aitan kõiki kaasa, et see ongi minu põhiline siis nagu tegevus. Väga nice ja siis ma nüüd panen otsad kokku, jah, ma tean, ma follon su õde ka tegelikult, ma panin praegu alles otsad kokku piinlikkusega, pean tunnistama, ma ei teinud enne üldse seost, et kindlasti shoutout su õele ka, aga kas kidra mängimine, et
on see selline nii-öelda, oled kuskil esinemas ka käinud, niisama enda lõbuks mängid? Ma alguses tegin bändi, aga see ei tulnud nagu välja väga, et kõigil oli kiire, aga muidu koolis on mul palju kontserteid olnud ja kõik ütlevad, et peaks ka, aga olen otsustanud, et ikkagi kart on see, millega ma tahan nagu elus jätkata. No ülinaiss, et siis mängid neid kardikeeli ja mis muidu, millist mussi sulle meeldib mängida, millist mussi kuulad muidu? Muidu kokkuvõttes on kõige lemmik on kindlasti Måneskin, aga muidu on nagu kuulan selles mõttes põhimõtteliselt kõike ja kõige parem laul, mis nagu hype up ib mind siis nagu enne võistlust on Till the Sun is up, sest see on siuke nagu hästi energiline. Et seda soovitan kindlasti. Nii et saime väga hea sellise lifehacki ka kõigile sõitjatele, millist muusikat valida. Ja siis lõpetuseks, et nagu ma alati küsin, et on sul mingid lemmikfilme ja sarju ka? Sarjadest on Grey's Anatomy, aga filmidest, see on raske, ma arvan, et F1 film on näiteks väga hea, et käisin sõbraga vaatamas, olin väga rahul. Ja kindlasti üldse kõik auto, kõik Gran Turismo ja kõik Fast and Furious. Nice, Fast and Furious, kindlasti soovime sulle sellist Fast and Furious hoogu ka ja nagu Vin Diesel ütleb, et alati siis family. Ja kas soovid ise ka kellelegi mingi väikse shoutout'i teha, Tõele juba tegid? No Õele jah, ja siis kindlasti enda tiimi pealikule mehaanikule Timo Raudsik, et see on aidanud mind terve hooaeg. Ja ma olen kindel, et aitab edasi ka. Margaret, aitäh sulle!